et loomulikult Tallinna linn ei valmistanud koole selleks üleminekuks piisavalt ette, mis on ka arusaadav, sest endine linnapea veel 10 aastat tagasi seisis plakatiga Toompeal käed eemale vene koolist. Nii et kui mina talle paar aastat tagasi tegin ettepaneku, kui ülemineku otsus oli vastu võetud, et hakkame järk-järgult juba teisi ja kolmandaid klasse ise üle viima eestikeelsele õppele, et neljandas ei oleks nii raske, siis sellest ettepanekust viisakalt keelduti, et tegelikult me ei olnud piisavalt valmis. Aga see, mis nüüd ettevaatavalt on oluline, ma arvan, et esimene hoiak on see, et me ei tohi nõustuda sellega, mida muideks mitmed lapsevanemad on ka öelnud, et me saame aru, et minu lapsed haridust ei saa. Et riik on otsustanud, et minu lapsed jäävad haridust ilma, aga nii. Et ma kategooriliselt sellega ei nõustu, et ma arvan, et see, et 9. klassi lõpuks üleminevad klassid peavad keskmisena näitama vähemalt sama häid tulemusi, et see nii-öelda missioon, pühendumus peab linnal selgelt olema. Ja selleks, et seda saavutada, on esiteks koolikorraldus, need koolivõrgu küsimused selleks, et ühtse kooli poole liikudes on üks. Teine on loomulikult vajalikud ressursid, nii rahalised kui ka muud. Ja kolmas on tulemuste osas nõudlikkus. Nõudlikkus koos toetusega, et me seirame pidevalt süsteemselt aastani 2030 iga aasta. Kui me tuvastame puudujääke, me anname nõu koolide, kuidas neid lahendada, aga me nõuame ka koolidelt tulemusi. Et see, et pooled lapsed ei saavuta tulemusi, et see vastus ei sobi, et sellega ei saa nõustuda, sest kaalul on liiga palju. Et kui need 3 asja süsteemselt aastani 2030 teha, siis ma arvan, et saame hakkama.